Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No minu jaoks on siin täitsa lugu kohe, nagu need kaardid räägivad lugu. Kaardid räägivad mulle sellest, et teil tuleb sellel nädalal kellegagi võidelda raha pärast. Tuleb võtta oma julgus kokku ja võidelda raha pärast. Võitlusest räägib mulle see esimene kaart, see on mõõkade 5, et on rahaga tegemist, räägib see teine kaart, müntide 4. Julgus tuleb kokku võtta sellepärast, et siin on julguse kaart. Ja minule räägivad need kaardid, ma toon näite, sellist lugu. No lihtsalt oletame nii, et keegi on teile siin võlgu. Oletame näiteks, et teil on elatisraha saamata sellel kuul. Või tahate palgatõusu ülemuse käest. No võtame selle elatisraha näite. Teil on lapsed, lastel on elatisraha vaja, aga sellel kuul see elatisraha maksja ütleb teile, et ei, mina ei maksa sellel kuul midagi. Sellepärast, et minul on kõik juba siin planeeritud, ma ostsin kõik lennupiletid ära ja meie läheme lastega Egiptusesse. Siin on see valikute paljusus. Ja siin all on minu jaoks on see mõõkade 7 üks kaval müügimees, kes tahab teile määrida pähe asju, mis ei eksisteeri või millel on varjatud vead. Ja nii ka see elatise raha maksja ütleb, et nii, mul on kõik lennukipiletid ostetud lastele, meie läheme Egiptusesse või kuhu iganes me sõidame, kõik kulutused on tehtud ja kuna see raha on niikuinii laste oma, siis ma ei peagi seda maksma. Ma lähen hoopis lastega sinna reisile ja lapsed saavad seal oma selle kuu osa kätte. No teie siis mõtlete ja muretsete siin, et kuidas te nüüd hakkama saate, et raha ta teile ei anna ja nüüd on siin võib-olla vaja maksud maksta ja no elada tuleb ju ka. Ja siis võib-olla tõesti, et te veedate siin ühe unetu öö ja mõtlete, et mis saab nüüd siis edasi. Aga selle nädala viimane kaart on võidupärg. Te tegelikult tulete sellest olukorrast võitjana välja. No mida mina tahan teile selle nüüd öelda? Elatisraha elatisrahaks, seda peaks ikkagi maksma see, kes seda maksma peab. Et ühesõnaga, teil on siin võitlus raha pärast, keegi ei taha teile seda raha maksta. Mis iganes see on see palgatõus või mingi muu raha. Ta pakub teile siin erinevaid variante, mida kõike asendada, millega seda raha asendada. Ta pakub teile erinevaid variante, millega seda raha võiks asendada. Aga ta ei ole aus nende pakkumistega. Et siin on nagu rohkem sellised illusiooni pakkumised, et ma tean, õhulossid on siin ja vikerkaared ja rahahunnikud ja liblikad ja linnud ja kõik ilusad asjad. Aga seesama müügimehe kaart siin all ütleb seda, et see kõik ei ole kuld, mis hiilgab ja see, mida ta pakub, sealt pooled asjad võivad olla täiesti valed. Et mina näen seda, et teie tulete sellest olukorrast võitjana välja. Isegi muretsema ei pea, kuigi tõenäoliselt ühe sellise unetu öö veedate ja mõtlete nagu rahulikult asjade üle järgi. Aga kuna siin on see võidupärg, siis te tulete sellest võitjana välja ja te ei pea väga muretsema. Et teil on õigus seda raha saada, seiske siis oma õiguste eest, võtke julgus kokku, hakake vastu, öelge, et ei ole vaja sõita sinna ega teha neid ilusaid asju, mida teile pakutakse, te saate ilma nendeta hakkama, et aga andku see raha, mis on teile kuulub, andku nüüd ära heaga. Et mina näen seda, et te tulete sellest võitjana välja. Et soovin teile ilusat ja nädalat ja tarku otsuseid. Ja, et võtke oma julgus kokku, seiske iseenda õiguste eest, ärge laske ennast ära moosida ja olgu teil ilus nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.